Tere siis minu poolt ka. Keskendume siis nüüd korraks ühele sellisele hästi konkreetsele vanuserühmale. Ja kui me räägime, õige termin oleks siis noorukid ja noored täiskasvanud, ehk me hõlmame sellega siis vanuserühma alates 15. eluaastast kuni 39. eluaastani. Ja kui võib-olla tekib mõnel küsimus, et mis neist ikka nagu eraldi rääkida, et me räägime vähist kui haigusest, et siis tegelikult onkoloogias moodustab see vanuserühm sellise hästi omanäolise ja selgelt väga eristuva nii oma haiguse bioloogia mõttes kui ka sellest noorest inimesest endast lähtuvate tegurite pärast sellise hästi konkreetse rühma. Eestis diagnoositakse igal aastal umbes 260 uut haigusjuhtu. Ja kui nüüd vaadata selliseid Euroopa andmeid nagu laiemalt, siis umbes 5% kõikidest üldse diagnoositud vähijuhtudest on siis just nimelt selles vanuserühmas. Nagu ikka tekib alati küsimus, et miks siis, et vähk võib-olla selline vanemate inimeste haigused, aga miks siis noored haigestuvad? Et meil ei ole ühest vastust, nii nagu ikka. Ja saame siis pigem välja tuua sellise hulga tegureid, mis on siin slaidil siis välja toodud ka, et mis ilmselt siis seda vähiteket soodustavad, mõjutavad. Et geneetiline eelsoodumus, hormonaalsed tegurid, käitumuslikud tegurid ehk siis elustiil eelkõige, aga ka viirused ja infektsioonid, et näiteks HPV, millest siis täna on palju juba räägitud. Ja kuidas me siis defineerime selle või miks me oleme võtnud just selle konkreetse vanuserühma, siis me ei saa öelda, et tegemist on lastega, nad ei ole lapsed, et lapsed on siis onkoloogilises mõttes jällegi omaette vanuserühm ja nad ei ole ka sellised varajased täiskasvanud selles vanema vanuserühma mõttes. Et kui rääkida nüüd siis, mis eristab seda vanuserühma, siis me saame rääkida laias laastus siis 4 erinevast sellisest tegurite kategooriast. Esiteks siis bioloogilised erinevused. Et kui me vaatame näiteks sama paiget, räägime siin näiteks ägedast lümfoblastist leukeemiast, mis on siis lastel väga sagedane paige, siis on näidatud, et noorukite vanuserühmas on ALL oluliselt agressiivsem. Et juba selle haiguse geneetilised tegurid ja tema selline haiguse bioloogia on selline, et ta on selles vanuserühmas oluliselt agressiivsema iseloomuga. Siis reageerimine ravile on näidatud samamoodi, et selles rühmas patsiendid tänu oma hormonaalsele süsteemile, sellele arenguetapile, kus nad siis elueas sel hetkel on, see siis põhjustab seda, et nad ei reageerivad nendele vähiravimitele natuke teistmoodi võrreldes siis laste ja täiskasvanutega. Ja on ka näiteks rinnavähi puhul näidatud, et noortel diagnoositud rinnavähid on siis sageli agressiivsemad, on neil rohkem näiteks kolmiknegatiivset rinnavähki ja BRCA mutatsioonidest tingitud rinnavähki. See vanuserühm on ka selles mõttes hästi iseloomulik, et erinevalt siis täiskasvanutest ja lastest siinkohal võib-olla ei räägiks, aga on näidatud, et nendel on ka ravisoostumus kehvem. Et seda tihtipeale seostatakse siis sellise teismea mässumeelsusega või siis selle noore inimese arusaamaga, et minuga ju ei juhtu niikuinii mitte midagi. Psühhosotsiaalsed tegurid väljenduvad selles, et need on need inimesed, kes on kas oma õpingutes selles kõrgpunktis minna ülikooli, minna õppima mingit ametit, loomas peret, tegemas karjääri, et siis hästi paljud sellised psühhosotsiaalsed tegurid mängivad rolli ja mängivad rolli eelkõige just selle ravi soostumise, ravi järgimise kontekstis. Ja loomulikult arengused väljakutsed, et kui me hakkame noort inimest ravima, siis tekivad omakorda sellised küsimused, et see inimene ilmselt tulevikus soovib saada peret, et mis saab sellest viljakusest selle ravi käigus, kui jääb õpiteekond pooleli, karjäär pooleli, et sellised erinevad tegurid. Ja viimasena olen siin välja toonud siis ka elulemuse mahajäämuse, mida on siis ka rahvusvaheliselt näidatud, et paraku võrreldes nii laste kui täiskasvanutega on noorukite grupis elulemus natuke madalam. Nii, aga lähme siis
konkreetselt juba selle juurde, millest mu ettekanne siis räägib. Ja korraks veel üks selline slaid, et oleks näha seda mastaapsust, et iga tulp siin tähistab uuringuperioodist 5 aastat. Kõige varasem siis aastast 1995 kuni 1999 ja pööran siis ka korraks veel tähelepanu sellele, et see kõige viimane tulp siis katab ka paraku COVID-i perioodi. Ehk siis kui on näha, et siin on nüüd absoluutarvud, eks ju, et palju meil juhte on, siis see, et see viimane tulp on nüüd eelnevatest madalam, et seal võib olla siis ka see COVID-i mõju juures. Väga ilmekalt joonistub siin välja siis see, et mis on peamised paikmed, mis noortel esinevad. Selline suur paikmete rühm kartsinoomid, nahavähked melanoom, lümfoomid, mis on tegelikult natuke rohkem iseloomulikud isegi lastele, aga selles vanuserühmas siiski ka esindatud. Ja siis idurakuulised kasvajad. Nüüd, kui vaadata seda kõige parempoolsemat nii-öelda täpsustamata paikmete rühma, siis selle arvukuse langus on igati loogiline ja selgitatav, kuna diagnoosimine on ajas läinud täpsemaks. Ehk siis seal on need juhud, mida ei ole saanud mingis iganes põhjusel siis konkreetsemalt diagnoosida, et nende arvukus siis ajas on kenasti vähenenud. Sellelt jooniselt on väga hästi näha, et paraku selle vanuserühma enamus haiguskoormusest tuleb kanda naistel. Ja seda suuresti seetõttu, et nagu on ka näha, siis kartsinoomide tulp seal jällegi kõige kõrgem ja siin nendest kartsinoomidest 1/3 rinnavähid, 1/3 emakakaelavähid. Ja paraku on ka nii, et naised haigestuvad sageli meil melanoomi ja lümfoomidesse. Idurakuulised on rohkem meeste pärusmaa, sest seal on suurem osa juhtudest munandivähid ehk siis testisevähid. Needsamad paikmete grupid siis välja toodud juba eelnevalt natuke selgitatud ka, et 5 aasta elulemus ehk siis see proportsioon nendest patsientidest, kes on elus 5 aastat peale diagnoosi saamist ja olen siis võrrelnud kõige varasemat perioodi selle kõige hilisema perioodiga. Ja näha on, et tegelikult need muutused ehk siis elulemuse paranemine on olnud vägagi märkimisväärne, et eriti kui pöörata siin tähelepanu näiteks leukeemiatele. Aga võib öelda, et kui nüüd võrrelda Eesti seda üldelulemust näiteks Euroopa keskmisega, siis me numbriselt oleme samas nii-öelda, see on natuke siis üldelulemus 83%, natukene peale, aga see erinevus on, et Euroopa andmed siis katavad natuke varasemat perioodi, ehk me ikkagi mõne aastaga oleme nendest nii-öelda maas. Elulemus on paranenud siis kõikides vanuserühmades, aga nagu siin juures olevalt jooniselt näha ka, et siis tegelikult see kõige vanem rühm siin 30–39 on siiski natukene kehvema elulemusega. Ja seda helesinine ehk siis see, mis tähistab kõige nooremaid 15–19 aastaseid, see kõikumine on seal igati ootuspärane, sest lihtsalt neid juhte on nii vähe, et ta on natuke ajas nii-öelda volatiilne, et see iseenesest ei tähenda midagi, et see suund on ikkagi ülesse, ehk siis elulemus paraneb. Nii, olen teile välja toonud mõned soospetsiifilised, meeste puhul siis munandivähi, naistel rind ja emakakael, ehk siis kõige rohkem diagnoositud juhud selles vanuserühmas ja nende siis elulemus taaskord läbi uuringuperioodide. Kui vaadata nüüd 3 esimest tulpa, 3 esimest perioodi, jällegi näha, et kenasti suuresti ilmselt tänu paranenud ravivõimalustele on elulemus paranenud, aga me näeme, et siis need viimased tulbad püsivad nüüd juba üsna sellisel ühel kõrgusel, ühel joonel, mis kohati, kui siin rääkida testisest, eks ju, elulemus viimasel perioodil 98%, mis on nagu väga hea, et tekib võib-olla küsimus, et kas on veel kuskile liikuda, et me teame, et ilmselt ei hakka kunagi olema
hetke, kus kõik inimesed jäävad selle diagnoosiga ellu. Aga siiski näiteks rinna- ja emakakaela puhul varajane avastamine, emakakaela puhul haiguse vältimine, et annaksid siin kindlasti natukene parema pildi. Ja selliseks viimaseks infoslaidiks siis sellised enim diagnoositud paikmed ja olen pannud siis võrdluses mehed ja naised. Ja kui me vaatame nüüd näiteks Hodgkini lümfoomi või melanoomi, siis minu meelest on väga, väga rõõmustav näha seda, et viimastel perioodidel on naiste ja meeste elulemus üsna võrreldav, kui mitte täpselt sama. Et ajalooliselt või varasemaid perioode vaadates siis ka olnud tegelikult päris oluline erinevus meeste ja naiste vahel. Paraku ei ole midagi rõõmustavat ei kopsu ega maovähi puhul, mis Kaire eelnevalt mainis ka, et tegemist paikmetega, mis annavad üsna hilja kui üldse sümptomeid, aga nad ei ole nüüd nii mastaapsed, eks ju, et maovähi juhud vähenevad selles vanuserühmas ja kopsuvähi juhud samamoodi. Aga elulemuse paranemist on näha kopsuvähi puhul ka kenasti. Et kokkuvõtvalt võib-olla ei hakkaks siin numbreid üle kordama, eks ju, et mis paikme puhul mitu protsenti see elulemus on, et seda saate täpsemalt küsida või siis järgi vaadata mõnest meie väga põhjalikust raportist, aga sellised mõttekohad või nii nagu ikka on kombeks, et kuidas edasi või mida paremaks saab teha. Et ma arvan, et see ei ole kindlasti mitte Eesti probleem, Eesti mure, aga me väga palju ei käsitle seda vanuserühma eraldi. Et nad jäävad nad ei ole lapsed, nad ei ole täiskasvanud, et kui rääkida siin näiteks sõeluuringutest, eks ju, et siis tegelikult ainult ju emakakaela vähk on siin, kuhu noored sõeluuringu mõttes kuuluvad. Aga siiski sellele vanuserühmale oleks vaja omaette sellist terviklikku käsitlust. Et oleks neil kaardistatud samamoodi nende raviteekonnad, oleks hästi konkreetne ja selge, et näiteks me teame, et mõnede noorte kasvajate puhul, samamoodi leukeemia puhul on palju tulemuslikum, kui neid ravitakse laste programmi, mitte programmi, vaid raviskeemide järgi versus siis täiskasvanute omade järgi. Et see oleks kõik riigis paigas, kõigil üheselt selge. Mida meil sel hetkel Eestis ei ole, meil ei ole jälgimissüsteemi, ehk siis samamoodi on näidatud, et noorte sellise pikaajalise elulemuse ja sellise lõpptulemi väga suur osa on see, et kas neil võivad tekkida kas siis selle sama haiguse taasteke, relaps või siis ravist tingituna sekundaarsed järgnevad kasvajad, aga meil hetkel Eestis ei ole sellist jälgimissüsteemi, mis oleks jällegi riiklikult ühene, kõigil üheselt selge, et need inimesed, kes selle raske raviteekonna on läbinud, peaksid siiski käima teatud regulaarsusega oma tervist kontrollimas. Loomulikult algab kõik sellest, et me oleme teadlikud, et need noored ise oleksid teadlikud nendest haigustest, mis neid ohustavad, sümptomitest, aga ka näiteks meie tervishoiutöötajaid, kes oskaksid siis noori õigel ajal õige spetsialisti juurde suunata. Ja ei saa üle ega ümber sellest, et kui andmed oleksid täpsemad, siis saaks teha täpsemat analüüsi, et see faktor igal juhul. Aga minu meelest on rõõm näha seda, et Eestis on nende noorte inimeste elulemus märkimisväärselt paranenud, aga nad siiski vajavad sellist sihipärast tähelepanu. Aitäh! Aitäh, Keiu, ja nii palju konkreetseid soovitusi oled ka juba andnud ja küllap siin kuulajate seas küll on pigem meil täna eksperdid, aga ikkagi, et nagu sa ütlesid, siis noorte vähki haigestumist mõjutavad erinevad faktorid, aga
kes peaks kuidagi eriti ettevaatlik olema oma tervist, eriti jälgima, eriti lugema veiniklaase, mida tarbitakse, kas on mingi selline riskirühm, mida sa oskaksid välja tuua? No riskirühm on kindlasti need noored, kellel, näiteks kui me räägime rinnavähist, et kellel on perekonnas suguvõsas esinenud näiteks emal, vanaemal, tädil noores eas rinnavähki. Et sellistel juhul võib juba kahtlustada, et seal on tegemist geneetilise eelsoodumusega. Et sellised inimesed peaksid mitte ainult oma veiniklaase lugema, vaid minema võib-olla ka geneetiku nõustamisele järgi uurima, et kas neil on näiteks BRCA mutatsioone. Aga no ma arvan, et see soovitus, et veiniklaase, no ma ei tea, võib-olla lihtsalt vähem, et ei peaks lugema. Et see, sest et jällegi, nagu me eelnevatest ettekannest kuulsime, et see on riskitegur lihtsalt niivõrd paljudele paikmetele, et sellised lihtsad soovitused olla tervislik ja tarbida minimaalselt kui üldse alkoholi ja mitte suitsetada, et see annab väga palju. Ja selline universaalne soovitus absoluutselt. Et sa tõid ka esile selle, et noorte puhul kerkivad esile sellised sotsiaalsed võib-olla probleemid või raskused sotsiaalse toimetuleku, viljakusega, tööturuga seoses, et mis selles vaates sinu jaoks selline kõige olulisem teema on, mis on su südamel, mida sa soovitaksid jällegi otsustajatel esmajoones ette võtta? Ma arvan, et see on üks küsimus, mis on ilmselt inimestel hästi individuaalne. Et kui me räägime viljakusest, eks ju, et kas see inimene, see noor inimene on enda jaoks üldse, kas ta on üldse jõudnud, et siin on väga suur vanuse vahe, eks ju, et 15-aastane ilmselt ei ole veel mõelnud seda teemat enda jaoks lahti, et kas ta soovib kunagi emaks või isaks saada. 30-aastane ilmselt juba on või ta võib-olla ka juba on, eks ju, lapsevanem. Et võib-olla viljakuse teema mõttes ma tean, et meil juba võimalused on olemas, eks ju, seda viljakust säilitada või siis näiteks munarakke, seemnerakke koguda ja külmutada. Aga ma arvan jällegi, et kõige parem variant on ikkagi see, et meil on konkreetne käsitlus selle jaoks olemas, et kas või näiteks see, et meil on olemas toetused, ma ei mõtle nüüd rahalist toetust, vaid selline igakülgne toetus, et see noor saaks ka siis õpinguid jätkata või tööle naasta, et ta saaks käia tööl osakoormusega oma näiteks ravist lähtuvalt. Et ma tean, et need kõik asjad on mingil kujul olemas, aga sellist terviklikku süsteemi oleks vaja. Ja kuni me võib-olla ei ole seda terviklikku süsteemi kuidagi riigis üksipulgi ära kirjeldanud, siis tegelikult jällegi kogukondades, töökohtades, haridusasutustes on ju ka need võimalused inimest toetada ja rääkida ja mõtestada koos temaga siis ja tulla vastu, eks. Just, et see on kindlasti see osa sellest teadlikkusest, et mida rohkem inimesi ühiskonnas on teadlikud sellest haigusest, sellega kaasnevatest probleemidest, et siis ma arvan, et see juba annab jällegi neid võimalusi juurde. Sa oled ka ikkagi pikalt juba tegelenud selle teemaga. Mis on selline kõige üllatavam mingi leid või raputus, mida sa oled märganud andmetes? Väga huvitav küsimus, aga ma ei teagi. Andmed on kõik huvitavad. et võib-olla on nagu, ütleme, et ühest küljest tore näha, et meil läheb järjest paremini, et kuna meil on see hea võimalus, et me näeme andmeid, saame vaadata andmeid nii pikalt ajast tagasi, et me näeme, mis on see punkt, millest me alustasime ja kuhu me jõudnud oleme. Et see on tegelikult väga-väga selline märkimisväärne. Ja rõõmustav. Tore, et on ka häid uudiseid selle raske teema puhul. Aitäh sulle, Keiu!